Mul oli ikka nii suur rahu, nii suur rõõm sees, nii et kui ma kõndisin tänaval, ma lihtsalt nagu laulsin kõva häälega neid ülistuse laule kaasa. Ja kui ma olin ka trammi peal, siis ma isegi trammis nagu laulsin kõva häälega, siis mul nagu, mind üldse ei huvitanud see, mis minu nagu ümber toimub, vaid ma lihtsalt keskendusin nagu Jumalale. Ja ma arvan ka väga tähtis ülistuse puhul on ka see, et me ei mõtleks selle peale, mis meie ümber toimub ja et meie ülistus ei sõltuks sellest, mis meie ümber toimub. Ja mis ka meie enda sees on, mis segadus on ja. Please, loe piiblit. Piibli lugemise podcast. Tere, mina olen Liis. Ja mina olen Leo. Ja te kuulate Please, loe piiblit podcasti. Tänaseks teemaks on ülistus ja kui me ennist olime mõtlemas just seal eesruumis, et mis on meie podcasti pealkiri, siis jutu käigus ütlesin, et nii kuidas Jumal juhatab, nii et meie pealkiri ongi nii kuidas Jumal juhatab. Amen. Ja Leo, kas sa tahaksid meid juhtida palvesse, et Jumal saaks meid juhatada? Jaa. Kais Jeesus, ma tänan sind, et me lihtsalt saame olla siin kõik sinu jaoks ja Jeesus, ma tänan sind, et sina lihtsalt võid ise puudutada ja kõnetada igat kuulajat, kes seda kuulab ja Jeesus, tänan, et sina tood esile igale ühele just selle, mis sina tahad esile tuua ja Jeesus, ma tänan, et sina võid ka rääkida läbi meie. Jeesus, ma tänan, et lihtsalt see kõik on sinu poolt juhitud. Amen. Amen. Ja enne kui me edasi läheme, siis ma just pean seda mainima. Mul on tunne, et see podcast nimi on täpselt meile mõeldud, sest just Please on nagu Liis ja loe on nagu Leo nagu siis loe piiblit, Liis ja piibel. Ja Leo, kas sa lugesid täna piiblit? No muidugi. Ma lugesin hommikul teise Moosese raamatust, lugesin, kuidas Iisraeli rahvas siis põgeneb Vaaro käest. Väga põnev. Nii, aga lähme kohe meie tänaste kirjakohtade juurde. Ja esmalt ma loeksin ette Johannese 15:16. Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks, mida te iganes isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. Ja mis on siin selle kirjakoha puhul minu jaoks väga huvitav on see, et te läheksite ja kannaksite vilja. Ehk siis tegelikult ülistus on ka kutsumus. Ja teine koht, mille ma ette loeksin, on Roomlastele 12:1. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast, tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ülistus tõepoolest on ohver Jumalale. Aga Leo, kas sa tahaksid meile jagada, kuidas sina leidsid oma kutsumise ja milline oli see teekond sinna? Ja ma arvan, see tegelikult algas juba päris noores eas, sest ma ei mäletaks oma elus aega, millal ma poleks tahtnud trumme mängida, nimelt siis, kes ei tea, siis ma mängin trumme väga tihti ülistuses ja põhimõtteliselt ma sündisin niimoodi, et tahtsin kogu aeg trumme mängida igal pool, kus ma olen, kus ma käin. Ja alguses ma küll ei mõelnud seda nagu ülistuse mõttes, et ülistada trummidega lihtsalt meil siis trummid, aga siis kasvasin suuremaks, olin koguduses ja siis tekkis võimalus ka koguduses trumme mängida ja siis sain ka oma ande seal kasutada ja üks väga lahe asi, mis minu siis teekonda mõjutas, oli siis nimelt see, et meie koguduses tekkis selline noortebänd, kus me siis noortega otsustasime, et teeme oma bändi ja hakkame siis koos ülistama ja see oligi see, kus minu nagu ülistusteekond sai alguse ja kui sina hakkad mõelnud, et kuidas saada teha ülistusega algus või mida iganes, siis ma usun, et kutsu oma sõbrad kokku ja lihtsalt mängige pille ülistuseks Jumalale ja tegelikult nii lihtne see ongi. Ja see on see, kuidas ma nagu ise alguses sain ülistamisega. Aga tegelikult
ma ütleks, et kõige sügavamale ma lähen ülistusega just mitte trumme mängides, vaid hoopiski kitarri mängides. Nii et ma just aasta aega tagasi hakkasin ise õppima ka kitarri mängimist, õppisin enam-vähem ära niimoodi, et vahet pole, kui hästi see kõlab peaasi, see, et lihtsalt ülistus Jumalale, ma annan oma parima ja tegelikult need on need hetked, kus ma saan nagu Jumalaga nagu ülistusest sügavale minna. Nii et soovitan ka erinevaid pille õppida, siis tegelikult see pole ka nii raske. Ja see on nii huvitav, et sinul aasta aega tagasi oli see südames, et kitarri hakata õppima. Ja mul on see praegu esile tõusnud, et mina mängin viiulit ja klaverit ja laulan. Ja kuidagi on see esile tõusnud, et appi, et tahaks nagu kitarri ka täiega osata mängida. Et nii hea on sellel pillil ennast saata ja kuidagi kitarr on selline mahe. See mulle hästi meeldib. Ja see saab igal poole kaasa ka võtta, nii et kõik, kus sa käid, lähed sõprade kuskilt välja telkima, igal pool saab siis kaasa võtta, ülistada. Aga kuidas sinul siis oma kutsumusega on või kuidas sa leidsid selle? Võt, minul on selline huvitav lugu, et ma mäletan, et ma olin 9-aastane, kui ma olin oma siis selleaegses koguduses, Toompea koguduses, Toompea nelipühi kogudus. Ja olin seal rõdul ja kuulan ja seal oli just üks ülistaja, kes laulis. Ja ma mäletan, et see ülistus oli nagu nii võitud. Ma kogesin seda nagu nii tugevalt. Ja siis ma ütlesin Jumalale palves, et Jumal, kui see on minu kutsumus, siis las see saab tõeks. Et too need asjad minule niimoodi, et see tuleb minu juurde hästi nagu lihtsalt. Et ma ei pea üldse pingutama, vaid see ise jõuab minuni. Ja läks 2 aastat mööda, siis sain kutse noortetiimis ülistuses. Siis alustasin nagu sealt ja vahepeal tuli siis koroona aeg, aga täpselt vahetult enne seda astusin ka siis pühapäevaste teenistuste siis nii-öelda ülistuskoosseisu. Siis koroona ajal jälle ei olnud vist umbes aasta aega või 2 aastat, et seal ka siis oli päris keeruline sellega, et niimoodi valikuliselt võeti, et 4 inimest vist ainult võis olla. Ja siis, kui ma olin 15, siis ütleme niimoodi, et siis hakkas selline elu täiesti nagu muutus, et siis ma olin peaaegu iga pühapäev teenimas. Ja kui olin 16, siis olin veel rohkem teenimas. Siis vahepeal kooli tõttu seda teenimist jäi vähemaks. Ja siis vahepeal vahetasin ka kogudust. Olen nüüd Nõmme baptisti koguduse liige ja ma ütlekski, et nüüd veel enam on see kõik nagu käima läinud minu jaoks. Ja olen veel otsimas oma kutsumust, et üks asi on ülistus et muusikalises mõttes, aga ma usun, et Jumalal on igale ühele tegelikult nagu nii palju varuks ja see on ülioluline, et leida üles oma kutsumus. Piiblis on ka kirjas see, et tehke kindlaks oma kutsumine. Ehk siis Ja, ma ei tea, kuidas sinuga on, aga vahest on küll ülistuses niimoodi, et sa võib-olla ülistad ja laulad, aga kuidagi sa tunned, et sa ei saa nagu minna sügavamale, sest need jäävad kuidagi sõnadeks. Et mis sa nagu arvad, et kuidas see sinu jaoks toimib või kuidas sa saad minna lihtsalt nagu sügavamale, et see on lihtsalt midagi enamat kui lihtsalt mingid sõnad ja niisama nagu laulmine? Ma isiklikult olen kuidagi hästi tundnud seda, et hästi oluline on eeltöö. Ehk siis see ei ole mitte ainult see, et sa harjutad, vaid tegelikult see, kui sa harjutad neid laule, siis sa kogu aeg laulad läbi. Sa jälle mõtiskled uuesti, mida mulle siin see sõnum praegu räägib. Ja üleüldiselt ka, et kuidagi hästi läbi tunnetada iga sõna. Sest et muidu see on see, et kui sul ei ole nagu mingisugust seost sellega, siis sa lihtsalt tõesti nagu laulad mingisuguseid sõnu ja sellel ei ole nagu mingisugust võidmist ka taga. Et mis ma tähele olen pannud on ka see, et alati siis, kui mul on mingisuguse lauluga selline nagu oma lugu Jumalaga, kus ma tean, et see oli mingi raske olukord näiteks, kus ma saan kindla näite tuua siin laul Hosanna. Ma kuulasin seda siis, kui mul oli elu üks kõige keerulisemaid perioode gümnaasiumi aastatel ja
ja siiamaani ma tunnen, kuidas see laul iga kord, kui ma seda laulan, no see on mul lihtsalt nii läbi tunnetatud, et Jumal on nagu nii kohal, et üks asi on see, et see laul ise on mega võitud, et see, kes selle kunagi kirjutas, tegi väga head tööd, aga teine asi on see, et ma ise sellest laulust sain nagu nii palju kõigepealt ja siis, kui on siis mingi teenistus või kus ma laulan, et siis ma tunnengi, et see on nagu nii minu omaks tehtud ja Jumal on mind nii sellest olukorrast tõmbas välja, et teen selle laulu nagu enda omaks. Ja teine asi, mis ma välja tooksin, on see, mida ütles mulle pastor Veiko Peeleli laagris kusjuures, et kui sa ülistad, ülista kirega. Ja ma loeks siia juurde kohe sellise kirjakoha ka kolosslastele 3. peatükk ja salmid 23-24. Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu issandale ja mitte nagu inimestele, teades, et te saate issandalt palgaks pärisosa, teenige issandat Kristust. Et see näitabki seda, et kui me teeme midagi nagu nii hingestatult, et see ei ole ainult selline nagu, võib-olla kirik, alguses mulle tundus see ka natukene nagu selline väga nagu maine sõna, eks ole. Aga tegelikult kirik on midagi, et see on nagu siuke igatsus, see on nagu tuhine, et Jumal nagu, sa oled nii suur, sa oled nii hea, sa oled nii võimas, et ma tahan sind kõrgeks tõsta. Ja tõesti see oli minu jaoks nii kinnitav, mis Veiko mulle tookord ütles, et ja pärast seda ma võtsin selle nii-öelda mitte lihtsalt teadmiseks, vaid ka praktikasse ja nagu päriselt see lihtsalt muutis tervet mängu nii-öelda. Ma ütleks, et minul tuli see mängu muutmise hetk siis, kui ma hakkasin nagu üksinda Jumalaga aega veetma ja ka nagu ülistama. Et siis see sai kuidagi nagu isiklikumaks ja siis kuidagi ka nendes olukordades, kus olidki mingi teenistusel või mingitel üritustel, siis see ka ülistus läks kuidagi, said palju parem ülistus, kui sa õpid nagu kõigepealt ka oma salakambris ülistama. Et see on nagu väga tähtis. Mul oligi niimoodi, et kuna mul kodus väga mingit privaatset kohta pole, siis ma hakkasin iga õhtu lihtsalt saunas käima. See polnud siis soe saun, lihtsalt külm saun, sest see oli ainult selline privaatne koht ja lihtsalt kuulasingi ülistust. Ja siis see jäi kuidagi harjumuseks ja sealt tuligi nagu täielik nagu muutus. Ma lihtsalt õppisin nagu ise nagu ülistama, et mul on tunne, et ma ei tea, ma ilmselt poleks õppinud nagu Jumalat niimoodi sügavalt ülistama nagu kuskil nagu inimeste keskel, vaid see ongi siis, kui ma olen üksinda ja Jumala ees, siis seal õpin Jumalat ülistama. Ja see kanal peab tõesti olema nagu üli avatud, et kui sa oled selles ülistuses ka, siis sa kuuled Jumala häält nii selgelt, nii, võt selles kohas nüüd kõik vokaalid maha, jääb ainult näiteks, ma ei tea, klaver mängima või siin ainult hääled, on ju. Et nagu ma tunnen kuidagi seda ka, et ülistus on, ta on ka selline nagu mingisugune protsess, et sa nagu kasvad kogu aeg iga sammuga, nagu iga korraga, kui sa oled siis nii-öelda ülistamas, kui nii-öelda praktiseerimas, muusikat tegemas, on ju, siis iga kord sa nagu reaalselt õpid midagi. Et see on hästi huvitav minust selle juures. Ja, et see on kuidagi pidev kasvamine. Et ülistuses sa nagu, ma ei tea, kogu aeg lihtsalt arened edasi, kogu aeg saad kindlamaks. Ja see ongi, ma olen ka nõus sellega, et kõige tähtsam on see, et sul on lihtsalt isiklik suhe, isiklik side. Et sa, kui me räägime ka sellest, et ülistada nagu juhtida ülistust või olla nagu teenida koguduses ülistusega. Ja sa ei saa ülistada Jumalat, kui sa pole nagu isiklikus osaduses. Ja kui sul ise pole, sa ei saa midagi anda, mida sul nagu ise pole. Ja kui sa ise nagu oma palvekambris lihtsalt ei veeda aega Jumalat ülistuses, siis seda on ka põhimõtteliselt võimatu teha ka nagu inimeste ees. Ja nii, et jälle tagasi, et see eeltöö on ääretult oluline. Ma nimetan seda eeltööks, et võib-olla keegi nimetab seda teistmoodi, aga just see, et läbi tunnetada. Ja tihtipeale mul on ka nii, et ma juba paar nädalat enne seda, kui ma tean, et ma kuskil näiteks laulan või mängin viiulit või mängin klaverit, ma võtan seda aega, et kuulata, et mis on võib-olla see laul, mida Jumal tahab esile tõsta või mis on see sõnum, mida Jumal tahab esile tõsta. Mingi palve, mida lauldes siis nii-öelda palvetada või deklareerida. Et ülistuslaulud ju ka on väga erinevad. Et on need, mis nagu deklareerivad, on need, mis on nagu palved, siis on need, mis võib-olla toovad kiitust au Jumalale, siis on võib-olla nagu sellised
tunnistuse laadis on ju ülistuslaulud. Ja mul tuleb ka meelde kohe üks olukord, kus Jumal juhtis nagu ülistusse ühe laulu. Nimelt see oli siis ka 2025 aasta suve PLL noortelaager. Ja siis mul oli mitu päeva südames üks ülistuslaul, aga mul lihtsalt, mul ei tulnud see pealkiri meelde ja mul isegi tulnud see nagu 5 meelde, vaid ma lihtsalt nagu teadsin, et see on see üks laul, mis mulle täiega meeldib, aga mis mulle lihtsalt ei tule meelde ja siis me olime ka PLL ülistus bändiga olime koos ja siis just sina hakkasid klaveri peal ühte lugu mängima ja siis oli täpselt see lugu ja siis see oligi üks lugu, mis me võtsime oma PLL-i. Ja ma mäletan, sa olid ka appi, mul ei tule need sõnad meelde, siis mõtlesin, et kas see on nagu see, et las minust maha jäävad. Ja, see oli nii hea, kuidas nagu Jumal juhtis nagu, see on võimatu, et sul lihtsalt nagu sekundi pealt need asjad jooksevad kokku. Ja see on ka Jumala juhatamine, et kui me ise oleme hästi, kui meil on need kanalid lahti, siis hakkabki sellised kokkusattumis on ju. Et kus Jumal paneb südamele nagu sama asja, sama laulu. Ja. Aga mis sa arvad, milline on Jumalale meelepärane ülistus? Ja ma arvan, ma loeks kõigepealt ühe kirjakoha. See on siis Luuka evangeeliumist 21. salmist. Ilmselt te paljud teate seda lugu. See on siis lugu lesknaise ohvriannist. Ja see ütleb siis niimoodi. Aga vaadates ümber nägi Jeesus rikkaid oma ande ohvri kirstu panevat. Ta nägi ka üht vaest lesknaist panevat sinna 2 leptonit ja ütles, tõesti ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik muud, sest need kõik panid oma küllusest Jumalale anniks, kuid tema pani oma kehvasusest kogu elatise, mis tal oli. Ma arvan, et see ongi see, mis on nagu Jumalale meelepärane, et Jumal, ma arvan, ei rõõmusta rohkem mingite võimsat ülistusbändid üle, kes on mingi Ameerikas, kui suurte lavadel või siis kui sa lihtsalt üksinda või koos sõpradega lihtsalt ülistad. Ma arvan, et Jumal ei vaata seda, kui võimas see on nagu sellises füüsilises mõttes, vaid pigem ta vaatabki seda, et kus su nagu süda on. Ja siin samamoodi ka loos need kõik mõtlesid, et see üks naine, ta ei andnud mitte midagi, et pealt näha see oli täiesti tühine ja teised panid nagu trumpisid nii palju üle, panid nagu nii palju rohkem, tõid Jumal ette, aga tegelikult nagu Jumal näeb seda, mis on südames ja ma arvan, see ongi nagu Jumalale meelepärane, et jah, et mis nagu sellised asjad, mida võib-olla, mida silmaga pole näha, aga mida Jumal näeb. Ja teine asi, mis ma tahan välja tuua, on see, et kuidas minna siis nagu, või mis on Jumalale meelepärane ülistus, ongi see, et Jumal on see, kes nagu kuidagi ise muudab meie ülistuse selliseks nagu võimsaks. Me lihtsalt võime ka laulda mingeid sõnu, võime lihtsalt rääkida, aga kui sul pole nagu Jumalat sees, siis see ei ole ka nagu, me ei saa ise kuidagi nagu ülistusest, võimsat ülistust teha, vaid see on see, mida nagu Jumal teeb. Ja kolmas point, mis tahan öelda, on ka see, et Jumal tegelikult ise paneb meie sisse selle soovi ülistada. Ja ma loeksin ka ühe kirjakoha, mis on siis Filiplastele 2:13. Nii, kus see meil ongi siis? Okei, nali, mul on hoopis ühe teise kirjakoha. Ja see on seotud siis sellega, et me ei vaataks kuidagi, et me ei tahaks ülistusega meeldida inimestele, vaid me tahaks meeldida Jumalale. Ja Galaatia kirjast 1. salmist 10. ütleb, et Paulus kirjutab, et kas ma nüüd otsin toetust inimestelt või Jumalalt, kas ma püüan meeldida inimestele, sest kui ma veel tahaksin meeldida inimestele, siis ma ei oleks Kristuse sulane. Eks ma arvan, see käib ka nagu ülistuse kohta, et kui me ülistame, et me ei otsiks inimeste heakskiitu, sest ma tegelikult võin ka oma kogemusest öelda, sest kui sa ka oled ülistusest, teed ülistust, siis väga raske on vahel nagu keskenduda Jumalale, sa ikka mõtled, et mis nagu teised mõtlevad sinust või et kas teised vaatavad, et kas sa ikka teed mingi vigu või kuidas sul läheb või
kuidas sul sellega on, kas sul on ka vahest niimoodi, et sa vahepeal on raske keskenduda ülistusele, kui sa ise teed ülistust? Ja siis ma jälle tuleks tagasi, et eeltöö, et kui sa tead, et sul on näiteks, mul oli selline olukord, et mul oli mingi megapunn põse peal ja ma teadsin, et just seda külge nagu alati filmitakse ja teadsin ka seda, et see oleks mind pärast jäänud häirima. Ehk siis ma tegin selle eeltöö ära, katsin ära selle, mul oli süda rahul ja ma ei pidanud selle peale mõtlema, et jah. Ja ma loen siis ühe kirjaga veel, mis on siis, kohe ütlen, see on siis Matteuse evangeeliumist 6.6, mis ka räägib ka natuke sellest salajases palvekambris olemisest. Et aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse, lukusta uks, palveta oma isa poole, kes on varjatud ja su isa, kes näeb varjatud, tasub sulle. Mis sa arvad või kuidas sinul on, et kas sinul on ka see, kuidas sinul see salajase palvekambri aeg on või kuidas see sinu nagu ülistuselu mõjutab? Ja, kindlasti jällegi see on olnud selline pikem protsess ja see on mõneti ka muutunud, et kuidas ma nii-öelda Jumalaga aega võtan. Aga tavaliselt on niimoodi, et ma kõigepealt loen sõna. Enne seda teen palve, et Jumal seda sõna mulle avaks ka. Et ma lihtsalt ei loe nagu mingit lugu, vaid see annaks mulle midagi juurde. Et see avaks nagu mingisuguse sellise sügavama sfääri minu jaoks. Ja siis ma võtan aega, et palvetada ja olla ka vaikselt Jumala ees. Et kuulata, mida Jumal mulle isiklikult kõneleb või mida ta kõneleb teiste kohta. Ja siis ma teen enda märkmikusse märkmeid. Aga kui nüüd vastates sellele küsimusele, et kuidas see on minu elu muutnud, ülistus, et millist mõju see on minu elule avaldanud, siis ma arvan, et põhiline asi, mida ma nagu toonitaks, mis minu puhul on olnud, on see, et ma olen nagu esimest korda elus saanud aru sellest, et Jumala nagu kahest olemusest. Et on Jumala kartus ja on Jumala arm. Et milline nagu tasakaal selle vahel peab olema. Ja teine asi kindlasti, mis ülistus nagu alati, ma ei lähe mitte kunagi ära niimoodi, et ma ei tunneks, et ma oleks üles tõstetud. Et ülistus on see, mis kuidagi lihtsalt nagu mingi ülevoolav rõõm, täiesti kirjeldamatu. Praegu ka lihtsalt sõnad jäävad suhu kinni, et ei oskagi kirjeldada seda, millist rõõmu Jeesus meile reaalselt pakkuda saab ülistuse läbi. Et jah, ja üks asi, millest ma veel tahtsin rääkida eelmise punkti juures oli ka see, et puhas süda. Et Jumalal on ülimeelepärane see, kui me oleme nagu puhtalt südamelt. Et me ei tee kompromissi patuga, me ei tee kompromissi mingisuguste, et kui me teame, et veits on selline hall ala nii-öelda, et siis me ei astu sinna, vaid me hoiame sellest eemale. Et Jumal väga hindab seda, kui meil on puhas süda. Ja ma olen ka kogenud seda, et tegelikult ülistuse käigus Jumal võib ise ka nagu või puhastada meid, et sa lähed ülistusse, sa tunned ennast ülihalvasti, kuidagi sees on nagu katki või lihtsalt midagi nagu ei ole hästi, aga siis pärast tunneb, kuidas selle käigus nagu lihtsalt Jumal toob nagu rahu ja uut värskust selle kaudu. Ja ma olen kogenud seda, et kui mul on näiteks vahetult enne ülistust olnud mingi halb uudis, ikka elus juhtub asju ja ma mäletan seda korda, kus ma olin nagu nii katki. Ma olin nii löödud sellest uudisest, mis ma teada sain ja mul oli järgmine päev ülistus. Ja ma mõtlesin, et Jumal, ainult sinu armust ma teen selle nagu ära, et ma nagu nutma ei hakka kohe seal lava peal on ju. Ja siis tulen sealt maha ja pärast mu ema ütleb mulle, mu ema on kusjuures mu kõige suurem kriitik ja mu ema ütles, et Liis, see oli nagu nii läbi tunnetatud ülistus, ma ei ole varem kuulnud, et see on nagu ta ütles ka, et ma kogesin nagu nii väga seda, kuidas pühavaim oli täiega ligi. Et see
see oli minu jaoks ka väga eriline kogemus, sest pärast, kui ma järele kuulsin, noh, üks asi on nagu see, mis sa arvad, et sa sellel hetkel teed, et kuidas läks, on ju. Ja siis teine asi on see, kui sa pärast järele kuulad, et kuidas siis tegelikult oli. Et tihtipeale me oleme enda suhtes ka nagu ülikriitilised, aga ma mäletan, et sellel hetkel mul oli ka tunne, et appi, et ma olin nagu näost täiesti ära, mul oli emotsioon oli nagu nii, ma olin nii maas, kui maas olla saab. Ja samas, eks ole, see on nagu see kirjakoht ka, et meie nõtruses saab vägi täielikuks, et Jumal toob nagu just selles hetkes, kus sa oled selles kõige madalamas kohas. Matteuse kirjas ka ütleb Matteuse 5:4. See on üks mu lemmik kirjakohtadest. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Ja see on nagu, noh, mul jälle ei ole sõnu, et Jumal on lihtsalt nii hea, kuidas Jumal ülistuse sees võib sind välja tuua sellest. Ja vahel on ka nii, et sa ülistuse ajal täiega nutad. Mul on niimoodi ka olnud, et ma ei saa enam laulda, et mul lihtsalt nutt tuleb kurku nagu. Et Jumal nagu sellel ajal midagi minu sees nagu liigutab. Ja mul tuleb ka nii palju olukordi meelde, kuidas lihtsalt Jumal nagu ülistuse kaudu nagu lihtsalt tõstab üles, võtab ära mingi kurbus, toob nagu rahu. Ma ütleks, et see koht, kus ma õppisingi nagu Jumal kõige rohkem tundma või see, kus ma sain kõige rohkem muulest, oligi üks kord, kui ma sõitsin bussiga, mul oli ülihalb tunne, ma nagu tundsin ennast nagu tõesti halvasti ja siis ma lihtsalt, ma ei teinudki mitte midagi, ma lihtsalt panin nagu kõrvaklapid pähe, siis kuulasin ülistust. Ja ma ei mäleta, ma võib-olla isegi lihtsalt ei laulnud kaasa, aga lihtsalt üks hetk ma ei tea, siis püha vaim nagu langes, ma lihtsalt hakkasin nutma ja siis ma sain nagu täis sellist rõõmu, sellist rahu ja see on see, nagu, mis tuleb ülistuse kaudu. Ja siis ma mäletan, ma siis tulin bussi pealt maha, ma olin Tallinnas, siis ma pidin oma koju minema rongiga Kohilasse ja siis ma sõitsin bussijaamast trammiga Balti jaama. Aga mul oli ikka nii suur rahu, nii suur rõõm sees, nii et kui ma kõndisin tänaval, ma lihtsalt nagu laulsin kõva häälega neid ülistuse laule kaasa. Ja kui ma olin ka trammi peal, siis ma isegi trammis nagu laulsin kõva häälega, siis mul nagu, mind üldse ei huvitanud see, mis minu nagu ümber toimub, vaid ma lihtsalt keskendusin nagu Jumalale. Ja ma arvan ka väga tähtis ülistuse puhul on ka see, et me ei mõtleks selle peale, mis meie ümber toimub ja et meie ülistus ei sõltuks sellest, mis meie ümber toimub. Ja mis ka meie enda sees on, mis segadus on. Ja tegelikult üks mõte, mis mul ka tuli see, et vahest on hea, kui nagu ülistus ei sõltu meie tunnetest, et me ülistame Jumalat siis, kui me tunneme rõõmu, kui me tunneme rahu, vaid me ülistame nagu igas hetkes, sest nagu psalmides öeldakse, et kõik, kellel on elu õhku, need kiitke issandat, nii et kui sa elad, siis kiida issandat ja austa teda. Ja minust, mis mina olen ka nagu õppinud ülistuse kohta või mis ma olen nagu tähele pannud, millega ma ikka veel nagu tegelen, on see, et kui ongi mingi ülistusaeg ja siis ma mõtlen, et okei, nüüd on see, et kus ma nagu täiega tahaks põlvitada ja siis ma vaatan, et keegi teine ei tee seda, siis on võib-olla imelik, kui ma mingi üksinda hakkan põlvitama. Aga see ongi see, et ülistus ongi kuidagi nii isiklik asi, et see ei tohiks sõltuda sellest, mida teised meie ümber arvavad, mis me arvame, mis teised võivad meist arvata või mis iganes sellist. Ja ka samamoodi ka mingi tantsimise hüppamisega, et vahest on see, et kõik kuskil hüppavad ja siis ma lähen ka hüppan koos nendega, see on muidugi ülitore, aga minust kõige lahedam on see, et kui keegi teine hüppa ja sina lihtsalt hüppad rõõmust, sellepärast et Jumal on nagu muutunud midagi sinu elus ja toonud mingit vabadust ja siis, et me lihtsalt ei vaataks, et me teeks selliseid otsuseid nagu selle keskkonna mõjuga, et me ei arvaks, ei mõtleks selle peale, mis teised, mis mõtlevad. Ja, amen. Aga oskad sa öelda, mis su lemmikülistuslaul praegu on ka või? Tuleb sul kohe niimoodi? Mul just hakkas viimasel ajal üks uus ülistuslaul kõnetama, see on selle laulu on Olla sinu ligiolus. Timo Lige? Jah, täpselt. Amen, Timo Lige. Kuulake Timo Lige laule, päriselt. Lihtsalt nii sügavad. Aga nüüd peame otsi hakkama natukene kokku tõmbama. Leo, kas sa teeksid meile lõpupalve? Ja, muidugi. Jeesus, ma tänan sind, et sina oled hea ja Jeesus, ma lihtsalt
ma lihtsalt palun, et sina võiksid kuidagi ülistuses veel rohkem elavaks saada nende noorte eludes, kes neid kuulavad ja kõik, mis neid kuulavad, Jeesus. Jeesus, ma tänan sind, et kui me lihtsalt ülistame sind, siis et sina lihtsalt saad isiklikult meid kõnetada, sina saad meid isiklikult puudutada. Ja Jeesus, ma palun lihtsalt, et teinekord, kui noored võtavad aega sinuga, et sind ülistada, sina lihtsalt oled kogetav ja sina räägid ja sina tood rahu ja Jeesus, ma palun, et sina võiksid näidata kõikidele, et kui on mingid rasked olukorrad, Jeesus, ja kui nad võtavad aeg ülistuseks, siis sina tood rahu, sina tood selgust, sina tood ka vastuseid ja sina kõnetad läbi ülistuse. Jeesus, ma tänan sind lihtsalt, et kogu au kuulub sinule, ma tänan sind, et sina oled nii hea ja sina lihtsalt oled see, kes armastab meid, kes toob meile rahu ja ilma kelleta meist ei saa elada, Jeesus. Tänu sulle selle eest, et sina oled hea. Aamen. Ja Jumal on tõesti nii hea ja olge väga õnnistatud ja aitäh, et te kuulasite Liis loe piiblit podcasti. Aitäh. Aitäh.